Nii, salvestus vist peaks ka käima. Mul on ka. Sissejuhatuseks ma mõtlesin, mida ma ütlen, siis ma ütlen niimoodi, et Jenny on üks minu lemmikturundajaid, kuigi ma ei ole otseselt, sa ei ole kunagi mind turundanud või minu ettevõtteid või muid sihukest poolt, aga, või ütleme koolitaja, et väga kihvt kogemus on sul ja sa räägid väga kihvtilt ja sa kuidagi põled heas mõttes selle turunduse sees. Nii et selles mõttes on väga kihvt, eks sa saad endast ise natukene ka kohe rääkida. Ma ei tea, kuidas me selle 1,5 tunniga teeme, kas sa tahad küsimusi, kui tekib, kas ma näiteks küsin ise vahele, kui chati tuleb mõni küsimus, mõni küsib kohe häälega, tahad lõpus teha, kuidas sa soovid seda? Teeme palun lõpus, et käime selle flow läbi. Te võite chati visata, te võite endale kirja panna oma märkmikusse, et selles suhtes, et siis me oleme kindlad, et me jõuame kenasti tänase materjali läbi ja siis me vastame nii paljudele küsimustele, kui me vähegi jõuame ja kui midagi väga põletavat jääb õhku, siis ma olen täiesti kindel, et Tõnu on nõus need mulle edastama ja siis ma saan kas või koos tiimiga seda küsimust vaadata ja tagasi tulla teile vastusega. Ja, aga tänase mõtte ongi, et 5 suurimat viga ja Jenil 5 tublit kolleegi panid kirja neid mõtteid, et Jenny täna sellest nüüd räägibki teile, et mitte ainult tema poolt, aga terve tiimi poolt, et millised võiks suuremad vead olla. Aga ole lahke, annangi sõna sulle edasi. All right. Tere kõigile, mul on hea meel siin teiega täna hommikul olla. Mul on hea meel, et teid on nii palju. Ma loodan, et te olete jõudnud oma hommiku kohvi võtta ja siis hakkame kohe otsast minema. Tõnu tegi mulle nii armsa sissejuhatuse, suur aitäh, Tõnu. Ma olen turunduses olnud tänaseks nüüd mingi 10 aastat ja tead, ma arvan, et nende loovate inimestega on niimoodi, et kui neil üks hetk nad leiavad midagi, mis neil päriselt meeldib, siis nad jäävad sinna valdkonna väga spetsiifiliselt kinni, et see tõesti ei ole veel nii-öelda raugenud minu huvi turunduse vastu, eriti veel, kuna digiturundus muutub nii kiiresti. Ehk siis päeva lõpus või mis päeva lõpus, meil on täna tunnikese lõpus võib samamoodi tekkida isegi, mulle alati meeldib, kui tekivad sellised küsimused, millest mina mitte midagi ei tea. Sellepärast, et digiturunduses tõesti kerkib uusi ideid, uusi lahendusi, uusi tehnikaid pidevalt üles. Ja siis sealt tekib hästi põnev selline diskussioon, et kes mida on märganud ja kes mida on kuidas praktikasse pannud. Nii, nüüd ma panen igaks juhuks endale laadija ka arvuti taha, sest et ma avastasin, et ma olin selle unustanud. Ma olin kokonaan unohtanud, että mulla oli 10. No nii. Lähme siis liikvele. Minust paari sõnaga. Ma õppisin reklaami, ehk siis ma olen sellist täiesti klassikalist turundust, klassikalist reklaami õppinud. Ja nii kui ma kooli lõpetasin, siis tegelikult tol ajal oli Eestis selline nagu digiturunduse esimene buum. Sotsiaalmeedia oli suur ja põnev teema ja see oli täpselt see, kuhu ma siis lendasin sisse ja nii nagu ma siin nii-öelda vabas vormis alguses arutasin ka, et tol hetkel ma leidsin siis enda jaoks sellised nii-öelda ägedad mingid USA turundajad, kes tegid erinevaid koolitusi, siis ma proovisin selle nädalalt aru saada, mis on Google Tag Manager, mis on üldse Facebooki reklaamid, kuidas see kõik käib, seda oli hästi-hästi palju. Ja see oligi tol hetkel, kus mina veel noore turundajana tegelikult ei adunud, et kõik need head praktikad, mida ma võib-olla USA õpetajatelt, koolitajatelt, turundajatelt õpin, ei ole rakendatavad väiksema suurusega turul. Et see tuleb ka nii-öelda praktika käigus, hakkad nägema, mis töötab, mis mitte. Ja just ka nagu teiste kohalike turundajatega nõu pidades, arutades, siis sa näed, et mis kellegi jaoks on tööle hakanud. Ja 2020 ma olin enne seda natukest aega freelance'inud samas valdkonnas, siis ma lõin oma esimese või nagu agentuuri, tema esimene nimi oli Vivid, tänaseks me oleme 211. See on nagu ettevõtlusega ikka, et sa hakkad kuskilt otsast minema ja siis vaatad, milliste kändude otsa sa komistad. Ja Vivid oli hästi armas nimi ja mul on väga kahju olnud sellest loobuda.
Küll aga selleks, et me saaksime Euroopa tasandil tööd teha, siis meil on vaja ikkagi kaitsta kaubamärki ja kahjuks Vividit meil ei õnnestunud kaitsta, nii et täna me oleme uue nimega, mis on ka väga tore. E-poodide taustast nii palju, et digiturunduse spetsialist olin Südameapteegis. Tol ajal oli ka hästi põnev aeg, kus ma sain üles ehitada ühe veebi, kogu selle SEO. Saime tol ajal oma suurest konkurendist oluliste märksõnadega mööda. Mul oli selle üle hea meel. Me tegime hästi tugevalt segmenteeritud e-maili turundust. Siis me tegime siseveebi minuga koos ja siis me alustasime e-poodi. Selline taust. Aga jah, tänaseks on 211 ja 211-il on 2 tiimi. See on võib-olla natukene selline eriskummaline Eesti turul, et me ei ole ei meediaagentuur, me ei ole ei loovagentuur, vaid me oleme digiturunduse agentuur selles kontekstis, et meil on mõlemad pooled olemas. Ja mis mulle selle juures hästi meeldib, ongi see, et tänaseks see, kuidas me projekte läbi viime, on niimoodi, et kogu see punt, nii-öelda tehnilised inimesed kui loovad inimesed istuvad ühes Slacki kanalis ja kui meil on projekt on sees, siis me hakkamegi seda nagu koos lahendama, et esimene kick-off on nii meedia poole peal kui loovate poole peal kui tracking'u poole peal. Kõik annavad oma input'i selleks, et sellest tuleks hea asi. Ja miks see selliselt sai? See saigi täpselt sellepärast, et kui ma olin tellija poole peal, siis vähemalt tol ajal mind ajas ilgelt närvi see, et mu loovagentuur ei saa mu meediaagentuurist aru ja mu meediaagentuur ei saa mu loovagentuurist aru ja siis nad üksteise vahel nagu kuidagi kaklevad, et kumb on siis süüdi, et tulemusi ei tulnud. Ja selle najalt siis saigi nagu minu tiim alguse teistmoodi, millega me võtame klientide ees päris suure vastutuse, sellepärast et kui asi ei tööta, siis see asi ei töötagi meie pärast. Aga me oleme näinud ka ägedaid tulemusi, et eelmine sügis siis me saime Eestis tulemusturunduse auhinna ka ühe väga ägeda automatiseeritud turunduslahenduse projekti eest. Saate tulimustalt vaadata. Okei, aga lähme tööle ja meil on täna selline 5 teemat, nagu Tõnu ütles, minu copywriter, minu tracking'u spetsialist, minu meediaspetsialist ja minu disainer ja siis mina ise. Me panime kokku sellised 5 suurt teemat, kus me näeme, et on kõige suuremad vead, mida tehakse. Ärge muretsege, me näidetena kellegi vigu välja ei too, me toome häid näiteid, aga ütleme välja siis neid asju, et mida tasuks kontrollida. Mul jäi veel ütlemata, et minu enda selline spetsiifika või roll meie agentuuris on ollagi tiimijuht, aga teisalt selline nii-öelda nišš, mida ma teen, on siis performance creative ehk siis loovlahendused just digikanalite jaoks, et kuidas nad on erinevad sellisest nii-öelda klassikalise suure kampaania, suure meedia loovlahendustest. All right, aga mis sellest saab ja ma mõtlesin, et kuidas ma saan selle hästi praktiliseks teie jaoks teha, et Tõnu pärast saadab materjalid ka ja me räägime täna sellistest nii-öelda fiksimistest, et mida kuskil saaks korda teha või mida te saaksite kontrollida üle, mida te saate küsida oma digimeedia spetsialistilt, digimeedia agentuurilt, tracking'u spetsialistilt, arendajalt, et kuule, kas meil on need asjad tehtud. Ja kui te kuulete täna midagi, mis tekitab, et ma küll ei tea, et kas mul on see tehtud või ma küll ei tea, mis seisus sellega on, siis ma annan teile sellise tabeli ka, nagu te praegu näete, kuhu te saate kõik need nii-öelda tegevused siis ülevalt alla ära listida, panna sinna prioriteetsuse ja siis vaadata, et kas need hakkavad tehtud saama. Sest et turunduses ma tean küll, kuidas see elu käib rongi peal. Kogu aeg on niimoodi, et järgmine kampaania juba ootab ja kõik need taustategevused kipuvad jääma tegemata. Küll aga me räägime ka sellistest kriitilistest asjadest, mis võivad lõpuks tekitada teile olukorra, et te pingutate järgmise kampaaniaga järjest rohkem, aga taustale on kogunenud nii palju väikeseid jubinaid, mis tegelikult õõnestavad seda edu. Ehk siis, et kui neid väikeseid vigu, väikeseid õõnestamisi lõpuks palju koguneb, siis järgmine kampaania ja nende tulemuste saavutamine muutub järjest raskemaks.
No nii, esimene teema, kampaaniad ja raporteerimine ja viga number 1, mida ma näen ka suurtel klientidel on see, et andmed on laiali ja mis siis juhtub, kui ma toon näite, meil oligi üks Poola klient, keda siis teenindasid kõikvõimalikud erinevad agentuurid, et neil oli nagu Google Adsi agentuur, neil oli SEO agentuur, neil oli sotsiaalmeedia agentuur, siis nad tegid in-house mingeid asju ja mis siis tähendas, mis see lõpptulemus oli see, et kõik agentuurid ja kõik spetsialistid majas sees saatsid oma presentatsiooni, näe, me lõpetasime kuu niimoodi, tulemused olid need. Ja kui mina olin kliendi poolel, siis mu elu oli täpselt samasugune. Mulle saadeti kampaania presentatsioon, ma vaatasin üle, ahah, tore, selleks ajaks on mul meeles ja siis see läheb kuhugi folderisse september 2016 umbes. Ja ega ma ise tegin ju täpselt samamoodi. Ma võtsin kuu kokku, näitasin, mis me tegime, käisin managementis selle infoga ja siis me panime selle sinna folderisse ja sinna see jäi. Küll aga, mis siis juhtub, on see, et tegelikult nagu inimesed vahetuvad ja teine asi, inimesed vahetuvad, see info ei liigu enam järgmise inimeseni edasi. Keegi ei mäleta enam, mida eelmine aasta samal ajal tehti. Või siis, kui sul ongi iga spetsialist, iga agentuur esitab sulle erinevas formaadis neid tulemusi, siis sa ei näe tegelikult suurt pilti. Ja samamoodi selle Poola kliendiga, mis me siis tegime, ma ütlesin turundusjuhile, et kuule, et aga teeme nüüd niimoodi, et me teeme ühe suure tabeli, kus teil on mitu erinevat tab'i ja te olete valinud iga oma valdkonna või iga siis agentuuri jaoks, iga spetsialisti jaoks sellised võtmemõõdikud ja kõik raporteerivad oma võtmemõõdikuid õige sammuga, olenevalt kui kiire raporteerimise samm teil on teil siis nädal või on teil kuu või kuidas te kokku olete leppinud sinna samasse tabelisse. Ehk siis sul on üks master tabel, kus te saate käia vaatamas ja seal on hästi oluline, et samal ajal seal on olemas ka müügitulemused, et kuidas meil siis päriselt nagu müükidega läheb, sest et me teeme turundust ikka selleks, et müük lõpuks hästi tuleks ja müük paraneks. Ja siin on üks väike näidis, kuidas meie siis tegelikult kampaaniaid raporteerime üldse. On selliselt, et kui me teenindamegi klienti läbi aasta, näiteks juba mitu aastat järjest, küll aga sellist nagu raporteerimise lahendust ma olen kasutanud nüüd vist 2 aastat selle kliendiga, on see, et me kirjutamegi, et mis on aasta, mis kampaania on, siis milliseid kanaleid me kasutasime. Me lingime sinna ära kohe ka meediaplaani, mis oli kampaania algus, lõpp, mis oli selle landing page ja siis me proovime nagu olenevalt erinevast siis kanali tüübist prognoosida ka, kui palju me sealt mingeid tulemusi võiksime saada. Teatud kanalite puhul me saame prognoosida cost per mile'i, teatud kanalite puhul me saame prognoosida cost per klikki, teatud kanalite puhul me saame prognoosida juba müüki või liide või kuidas iganes olenevalt ärist teil on vaja nii-öelda seda lõpp-funneli osa raporteerida ja mõõta. Ja kui need prognoosid on paigas, siis me saame sinna kõrvale kohe kirjutada, et okei, reaalsus oli see ja siis me näeme, et kas see kanal konkreetselt ületas oma tulemusi. Siin näite peal on näha näiteks, et Delfil me prognoosisime, et CTR on 0,10%, aga tuli 0,23 ja need on sellised asjad, mida sa siis nagu õpid ja näed ja lõpuks, kui sul järgmine aasta tuleb jälle seesama kampaania, sest sügis jõuab jälle kohale ja jälle meil on vaja tagasi kooli minna, siis sa juba näed, et okei, eelmine aasta me katsetasime Delfit ja Postimeest, Delfi töötas paremini, Postimees töötas kehvemini, on ju. Mida me kipume nägema tihti see, et on ju Meta võtab kõik eelarve endale, sest Metast me näeme kõige paremini konversioone, me näeme kõige paremaid tulemusi. See on õigustatud ka, sest neil on lihtsalt kõige paremad algoritmid täna. Küll aga ma alati julgustan ikkagi mitte seda meediaplaani üles ehitama niimoodi, et me oleme väga ainult Meta ja Google, nii võib ka, aga lihtsalt kas või juba nagu testimise mõttes, katsetamise mõttes lisada sinna juurde selliseid teisi kanaleid, vaadata, et kuidas see töötab. Meil oli väga konkreetselt ka üks näide sellest, kus ma mäletan, et meil oli tiimis isegi nagu sihuke diskussioon või natuke nagu kerge vaidlus, et kas ühe teatud kampaania vaates võtta sisse Õhtuleht. Kuna meil oli ikkagi
Me ei olnud kunagi seda kanalit kasutanud, Õhtulehe siis digiveeb on ju. Seal olid aspektid, ma ei saa detaili minna kahjuks, et mille pärast ma mõtlesin, et see Õhtulehe kuvand võib-olla ei ole päris see, mida me tahame saada. Võib-olla seal ei ole päris need uudised, mille kõrval me tahame olla. Küll aga me lõpuks otsustasime seda testida ja loomulikult sa ei pane oma kõiki kõige suuremaid mune sinna siis oma testkanalisse, vaid valid sinna ikkagi teatud nagu budget'i ja me tegelikult saime väga positiivse üllatuse ja see klikimäär oli meie jaoks väga hea. Mõtteaineks. Meie juhime oma kliente selliselt, vähemalt me proovime neid suunata selles suunas, et kuhu vähegi eelarve seda lubab, et meil on alati jooksmas siis always on kampaaniad, ehk siis Metas ja Google'is kogu aeg kampaaniad jooksevad, mis kogu aeg toovad uut liiklust peale ja toidavad seda algoritmi, et algoritmil tekiks järjest rohkem arusaama, mis sorti kliendid teil päriselt ostavad. Ehk siis tänaseks, ma arvan, et see on teada-tuntud kõigile, aga ma kordan veel üle, et tänaseks on ju, kui me töötame Meta ja Google'iga, siis nad toimivad niimoodi, et nad saadavad reklaamid välja, nad vaatavad, mis sorti inimesed reageerivad, need on näiteks Jenid, Liisid ja Piretid, ja siis nad hakkavad analüüsima Jenide, Liiside ja Piretite käitumist, et mis sorti inimesed nad on ja nad proovivad leida veel rohkem Jenisid, Liise ja Pireteid. Mis tähendab seda, et see jooksva data andmine Metale ja Google'ile on väga-väga oluline. Ja siis me sinna peale tekitame nii-öelda selliseid erikampaaniaid, kui meil on vaja müüke boostida, meil on vaja mingi uue asjaga välja tulla, meil on vaja, ma ei tea, uue sõnumiga tarbijateni jõuda. Ehk siis me ei jää nagu päris sellise flat liikumise peale ka. Kui eelarve seda ei luba, et me ei saa kogu aeg jooksutada reklaame, me peame vahepeal tegema nii-öelda pause või me teeme hooajati reklaame, siis mida me oleme näinud, mis on töötanud, on see, et me oleme, kui me teame, et sügiskampaania on tulemas ja see läheb augusti keskelt laivi näiteks, et siis me alustame selle nii-öelda eelkampaaniaga või traffic'ut toova kampaaniaga kuskil juuli keskel näiteks, et me saaksime natukenegi seda datat üles, et me saaksime liiklust üles, et algoritmid saaksid aru, mis sorti inimesed reageerivad üldse meie reklaamidele, mis sorti inimesed meie veebis käivad ja ehitada seda nii-öelda retargeting listi. Lähme järgmise teema juurde, tracking. Selle koha peal minu tiimiliige ütles, et ei kasutatud andmehoidlat ja ma kohe selgitan ka, mis see on. Inglise keeles me ütleme selle kohta data layer tihti. Ehk siis, kui me nüüd me teame, et meil Meta ja Google vajavad kogu aeg andmeid selle kohta, mis sorti inimesed meie veebis käivad, mis sorti inimesed meilt ostavad, mis sorti inimesed panevad asju ostukorvi, siis üks nii-öelda lihtne viis, kuidas seda datat neile anda, on DOM scraping, ehk siis see tundub nagu võib-olla hea ja lihtne, et andmeid korjatakse otse nagu nähtavast HTML struktuurist ja see läheb kohe Google Tag Manageri ja kõik on hästi, et see on hea setup ida, see on hea ja lihtne. Küll aga see on ka kõige nii-öelda riskantsem viis ja meie nagu best practice on alati see, et tuleks sinna vahele tekitada ikkagi data layer, mis kogub need andmed kokku ja siis saadab edasi. Võimalik, et teil kõigil on see juba tehtud, siis 5+, tublid. Kui te ei ole kindlad, et teil on data layer rakendatud, siis ma soovitan see endale siia märkmikusse praegu kirja panna ja hiljem sinna nii-öelda taustategevuste tabelisse, et minna oma arendaja ja digiturundaja juurde ja küsida, et kuule, et kuidas meil see andmete kogumine tehtud on. Vaatame mõne video sellist nii-öelda algust ka, annab natuke rohkem tausta, et millega on tegu ja siis kütame siit edasi. Understanding the data layer is crucial for effective tag management and data tracking. The data layer is a JavaScript object that's used as a central place for data about user interactions on your website.
Google Tag Manager and GTAG.js use the data layer to get information from your website and then pass that information to your tags. You can think of the data layer as a bridge between your website and your measurement tools. It organizes and makes data available in a predictable way, ensuring your tags fire correctly and efficiently. Here's a simple JSON example. Ja mis me tracking'u kohta veel ütleme, et mis on ka võib-olla sihuke apsakas, on see, et turunduseelarves unustatakse see rida justkui vahel ära, et me näeme, et tracking on ikkagi midagi, mis läheb katki. Ja meie oleme isegi öelnud, et sul võiks kord kvartalis olla budget selle jaoks, et sa vaatad üle, kas su tracking on korrektselt tehtud, kas seal on midagi, mida saaks veel parandada. Ja sest, et veebid muutuvad, kõik muutub, digikanalid ise muutuvad, meie muudame oma veebilehte, nii palju asju, nii palju elemente, mis võivad mingil hetkel lihtsalt katki minna. Ja mis siis juhtub, kõige hullem asi on see, et kui sul on jällegi aasta olulisim kampaania tulemas, aga sa ei ole kontrollinud oma tracking ut üle, ehk siis meie kanalid ei saa tagasi infot, et kas asjad töötavad, asjad ei tööta, kas me saame konversioone, ei saa konversioone. Trikk, mis me siis oleme jällegi nii-öelda rakendanud, juhul kui ei ole sellist kvartaalset nagu tracking'u checki meie protsessidesse, süsteemidesse sisse kirjutatud, siis kindlasti võtta samamoodi, ma ei tea, umbes 6 aega enne olulist kampaaniat ja teha see tracking'u check, kas meie kõik andmed jooksevad läbi, kas meie event'id ilusti on näha nii meta poole peal, Google Adsi poole peal, et kuidas, mis seis me sellega on, siis me jõuame veel ära fiksida ja kui kampaania hakkab, siis me saame kenasti optimeerida müükidele, ostukorvi lisamistele ja teistele olulistele eventidele. Ja nüüd on küsimus, et mis see DOM on? What is the DOM? Mina ei ole ka arendaja ja samamoodi mina teen endale selgeks sellised nii-öelda baasasjad, et mida ma tean, et mul on vaja nõuda või mida ma tean, mida mul on vaja küsida, mida mul on vaja uurida, mida mul on vaja selgeks teha, et kas need asjad meil päriselt töötavad. Ja see on see info, mida ma siis annan teile ka, et te saate oma tiimi käest küsida, et hei, kuidas meil need asjad on tehtud. Try to understand the DOM, you get complicated explanations and diagrams. That's not what this video is. Here's a simple explanation explaining what the DOM is. We'll cover why the DOM exists, what it is in simple terms, and how you use it. Okay, in web dev, we have 3 things: HTML, CSS, and JavaScript. They're 3 different languages, but they need to work together to make things happen. Your HTML will just look like a Word document without CSS, and without JavaScript, well, you might as well print it out with your printer. Anyway, what exactly does JavaScript do? Well, a few different things. It can change or add new HTML. For example, when you click the Load More button, more HTML needs to be created with those new results. JavaScript can change our page without having to refresh it, which is huge. The other important thing it can do is respond to user events. For example, when you click on a button, you can make different things happen around your page. This can also be something like submitting a form or sending a message. That's all handled with JavaScript. So here's where I'm going with this. Over here, you have all your HTML. It might look something like this. Now, the way we change the HTML with JavaScript is with the DOM, which is over here. Now, the DOM is just the exact same HTML, okay? The exact same, but it's represented as a JavaScript object. So the DOM is always exactly identical to the HTML on our page. If we change anything in the DOM, our HTML automatically gets updated. And if we add new HTML, then our DOM will change too. Now, things staying in sync, we don't have to worry about that. The browser takes care of this under the hood. But the important part is the DOM and HTML are like the same document in 2 different languages, like English and Russian. So we can talk about the DOM, and we don't just mean this object here. We mean everything that's attached to this object and also the ways we can interact with it. This can mean methods, sub-objects, and properties, which we're going to walk through now. Methods are functions. Nii, ehk siis ma võtan korraks uuesti kokku selle osa. Mida me tahame kontrollida, mida me tahame teha, et meil oleks või olla kindel, et meil oleks, et ongi, meil on nii-öelda andmed push itakse data layer'isse ja data layer'ist saab Google Tag Manager selle info kätte. Nii, hüplen edasi. Ja siis viimane veel meeldetuletus selles osas. Jah.
on see, et täna me siis tahame, et meil oleks nii-öelda kliendipoolne tracking tehtud kui ka serveripoolne tracking. Ehk siis, mis see serveripoolne tracking, kus me seda nagu kõige rohkem näeme, on conversion API metas. Ehk siis meie event'id metasse peaksid läbi jooksma nii kliendi poole pealt kui serveri poole pealt. Ja see on see nii-öelda best practice trackingus praegu. Mul on meeldetuletus 2 ka. Meeldetuletus 2 on see, et me ikkagi kipume saama kliente, kellel ei ole oma event'id dokumenteeritud. See on lihtsalt väga mugav viis, et kõik erinevad stakeholderid saavad aru, kuidas me oma event'e, kui meil tekivad metas event'id, kui me reklaame teeme, me tekivad Google Adsis event'id, me näeme Google Analyticsis oma event'e, et mille najalt need ikkagi tekivad, nagu mis on mis ja mõnikord nagu erinevad digiturundajad nimetavad neid erinevalt ja siis võib tekkida nagu suur segadus, eriti kui tracking ut antakse edasi, kui kontosid antakse edasi, et mida see siis ikkagi tähendab ja kas me saame olla kindlad, et see event endiselt töötab, kas me üldse kontrollime õiget asja. Ja selle maandamiseks või selle lahendamiseks vähemalt meie teeme nii, et me dokumenteerime kõik event'id ära. Et juhul, kui me teeme oma kliendile uuesti trackingu või me teeme auditi trackingus, siis me teeme ühe tabeli ja paneme sinna päriselt kirja, mis on selle event'i nimi Google Analyticsis, Metas, Google Adsis, kas see meie jaoks key event või ei ole, ehk siis kas ta on konversioon meie jaoks või ei ole. Millisel lehel see juhtub, siis on väike selgitus ja siis me paneme visuaalse selgituse ka, sest et funneleid ehitatakse üles erinevalt. Ja tõesti, need nimetused võivad mõnikord minna sassi ja pärast on väga raske testida, et kas meil see event tuleb ilusti läbi, kas see rekorditakse ilusti ära ja kus see viga võib tekkida. Sellest. Facebook ads tracking is not what it Ja siis korraks meeldetuletus ka, et mis see API siis meil on, mis see conversion API metas on. Facebook ads tracking is not what it used to be. We used to get incredibly accurate data when it came to running our Facebook ads, and it's almost impossible to overstate how important accurate tracking and data is to Facebook ad results. Then iOS 14.5 came along and messed all that up. Fortunately, Meta introduced the Conversions API, which really helps, and is something I'd recommend that all Meta advertisers do get set up. It can be quite complicated and quite technical, but in this video, I'm going to show you a really quick and easy way to get it set up. So iOS 14.5 was introduced 2.5, 3 years ago at this point, and it limited what we were able to track as Facebook advertisers, the actions people take once they left Facebook, Instagram apps when they're using iOS devices. And that impacted the accuracy of our data, which not only made it more difficult for us as Facebook advertisers to optimize our campaigns, because we can't see exactly which ads are generating which conversions and how successful they are and the return on ad spend, all that sort of stuff. It's more difficult for us to make decisions. But likewise, the same applies to Meta's machine learning process and being able to optimize the campaigns around that data. Both were negatively impacted. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Meta has the Conversions API to really help with data accuracy. And it's something that all Meta advertisers should set up. I'm going to show you quickly and easily how you go about actually doing that. What it does is it gives you another string to your bow effectively in terms of data gathering and adding in really important data back into your Facebook ad account that can be used for you to optimize and for Meta to optimize. You're not just relying on the pixel data, which on iOS devices can be unreliable. And we know that other privacy rules are being introduced. We've got some stuff going on in the EU that I've made a video about, link will be in the description, discussing that and how that's going to affect tracking. So the Conversions API is really important now. It's only going to become more important as privacy rules come into place that make it more difficult for us to track what people are doing once they click on our Facebook ads and Instagram ads. Now to demonstrate this. Me ei hakka ühegi selle video tehnilisse poolde laskuma ja seal on põhjus ka. Ja põhjus on selles, et tegelikult ikkagi väga paljud trackingud, mis meie oleme näinud, on vaja teha natuke teistmoodi, on natuke mingit special case'i vaja teha. Ehk siis kõigil on erinevad viisid, kuidas üles seada. Loomulikult pluginad aitavad igatpidi lihtsustada protsessi. Küll aga kõigil on omad platvormid ja omad moodused, omad süsteemid, kuidas on vaja need asjad ära teha. Et siis alati võib kellegagi konsulteerida, kes saab sul leida parima mõistlikuima
viisi, kuidas see tracking ära teha. Ja nagu ta ütles ka, väga oluline osa on just see, et kuna me nii või naa oleme kaotamas nii palju datat, on nagu cookie blockerid, GDPR, kõik need asjad, siis meil on oluline saada kätte vähemalt nii palju datat kui vähegi võimalik. Ja miks meil seda vaja on? Mitte ainult sellepärast, et okei, võib-olla ka Google Analyticsis on tore näha, kui see data on puhtam, see ei ole kunagi 100% puhas, eks. Aga puhtam, siis aga sellest olulisem on just see nii-öelda nende mootorid toitmine õige infoga, Meta toitmine õige infoga, Google Adsi toitmine õige infoga, selleks, et nad saaksid optimeerida konversioonidele ja leida sarnaseid inimesi, kes tõenäoliselt konverteeruvad. Lähme edasi, Meta reklaamkontol. Me mõtlesime, et mis me sinna valime, seal on nii palju erinevaid tehnilisi aspekte, millest võiks rääkida, aga võib-olla võtta teema, millest räägitakse natuke vähem. Ja see on jälle protsess, mis endale sisse kirjutada oma harjumustesse ja see on loovlahenduste auditi harjumus. Ja mina õpetan teile sellist kiirmeetodil, kiiret mini-auditit, mis te saate oma kontol läbi viia. Kõigepealt aga, miks me üldse seda teeme? Me vaatame seda, me auditeerime oma Meta reklaamide visuaalset nii-öelda materjali selleks, et olla kindel, et meil oleks suur variatiivsus oma reklaamides. Internetis ja turundajate kogukonnas ja kusjuures see oli ka Tõnu sinu eelmisel konverentsil esineja ütles sama lause välja, et creative is the new targeting ehk siis praegu, kuidas Meta vähemalt töötab, on see, et ta tahab saada väga palju erinevaid loovlahendusi selleks, sest et erinevad inimesed reageerivad erinevatele formaatidele loovlahendustes. Ja e-kaubanduses ma tean, tempo on mega kiire, uusi kampaaniaid tuleb pidevalt peale. Ja mis siis juhtub, on see, et nagu justkui väga hea on see, et hei, aga meil on templiit välja töötatud, vahetame sellised tooted välja, vahetame lihtsalt soodushinna blönni välja ja lähevad jälle selle nädala uued reklaamid välja. Jah, seda efektiivsust ei tohi ka kaotada, loomulikult jätke endale mingid osad, mis on nii-öelda efektiivseks protsessiks välja töötatud, küll aga mõelge ka selle peale, et kuidas praegu metamootorid töötavad, et kuidas te saate nagu selle raha eest maksimaalse kätte, mis on võimalik. Ja see, mis on praegu sind maksimumi poole aitav lahendus, on see, et sul on loovlahendustes variatiivsus. Ja ma pärast räägin sellest, et mis see variatiivsus endast siis kujutab. Ja auditi teised põhjused, miks me seda teeme, on selleks, et meil ei tekiks nii-öelda creative fatigue. Mujal maailmas või muudes kanalites me vanasti rääkisime nii-öelda banner blindness'ist, aga tõsi on ka see, et Meta kanalis on täpselt samamoodi. Kui sa oled justkui sarnast visuaali näinud, siis sa enam ei süvene. Seal võis muutuda see pakkumine, aga sa enam ei süvene pakkumisse, sest sa oled, ma näin seda punast juba. Punane mingi roheline leht, ma olen juba näinud seda. Ma juba tean, pole minu asi. Aga kui sa märkad midagi või su silme ette jookseb midagi, mida sa ei ole varem näinud, siis see on uus ja meie aju kohe registreerib, see on uus, nii põnev, vaatan, annan tähelepanu sellele. Lisaks, miks on see nii-öelda kontol erinevate visuaalide, erinevate loovlahenduste variatiivsus on oluline, on just see, et erinevad sihtgrupid, nagu ma ütlesin, reageerivad erinevatele visuaalidele. Mõned tahavad rohkem näha sellist UGC stiilis videot, mõned tahavadki näha bannerit, mõned tahavad näha, ma ei tea, toodet lähemalt, mõned tahavad näha toodet emotsionaalses kontekstis, et erinevad inimesed reageerivad erinevatele visuaalidele erinevalt. Ja kuna me tänapäeval oleme sellises digikeskkonnas, kus ei ole justkui nagu piiri, et meil ei ole Postimehe esikaas või ma ei tea, Pirita teel suur bänner, kuhu saab ainult ühe panna, vaid et meil ongi võimalik sinna panna mitu erinevat ja siis Meta serveerib õiget formaati õigele inimesele.
ja lisaks, kui me ei auditeeri oma loovlahendusi metakontol, siis me kordame samu vigu uuesti ja uuesti ja uuesti ja millest see siis lõpuks väljendub, on see, et meie CTR-id hakkavad langema, kui meie CTR-id hakkavad langema, siis me teame, et kogu meie tulemuslikkus hakkab langema, ehk siis me peame järjest rohkem ja rohkem maksma, et sedasama tulemust saavutada. Nii, aga selle koha peal ongi, hüppame sellesse kohta, et mis asi see siis loov variatiivsus endast kujutab ja need on siis väljavõtted Meta enda materjalidest, saate samamoodi juurde lugeda, teen teile sissejuhatuse. Ehk siis, kui me teeme ühte ad seti erinevaid reklaame, siis me ei taha, et seal oleks põhimõtteliselt samas kontekstis olevad erinevad tooted, et üliväike variatiivsus, vaid et mida me tahame, on see, et üks on pilt ja teine on video, see on piisav variatiivsus. Me ei taha ka sama toodet ja erineva taustaga, et ma saan aru, et see justkui läheb natukene nii-öelda risti vastupidi meie selle teadmisega, et mis on nüüd see nii-öelda AB testimine, mis on üldse uurimise tegemine, nii et see oleks puhas, et me tahame, et seal ei oleks liiga palju muutujaid korraga. Nii. See on justkui see reegel, on ju, et me ei taha liiga palju asju korraga muuta, me ei tohi panna ühte testi liiga palju muutujaid korraga, sest siis me ei saa adekvaatset infot tagasi. Mis see nii-öelda lahenduskäik siin siis on see, et me hoiame näiteks tekstid alati samad, nii-öelda primary tekstid, call to action'id alati samad, küll aga muudame formaati. Sellepärast, et kui see variatiivsus jällegi on liiga väike, siis tegelikult seal ei toimu reaalset numbrilist muutust, et me näeksime, et seal üks visuaal töötab paremini kui teine. Või et üks visuaal kõnetab ühtesuguseid sihtgruppe, teine visuaal kõnetab teistsuguseid sihtgruppe. Ehk siis selle koha peal julgustan testima või julgustan ühte ad seti lisama võimalikult erinevaid reklaame. Ja mis me veel avastasime ja see mõjutab muidugi nüüd nagu seda nii-öelda tootmise eelarvet, ehk siis meil ei ole väga tihti võimalik seda nii-öelda head praktikat isegi rakendada, aga on see, et me näeme, et päris tehtud pildid, fotod, vähemalt näiteks Google Adsis toimivad paremini kui sellised nagu stokkfotost pluss ilusaks bänneriks kujundatud reklaamid. Need võivad väga head reklaamid välja näha, visuaalselt esteetilised ja kõike seda. Ja nad ei, stokkfotol ja stokkfotol on vahe, me seda kõike teame, et on nagu stokkfotod, mis on ja stokkfotod, mis näevad adekvaatsed välja reklaami sees. Aga nad ei ole kunagi ikkagi nagu ületanud seda tulemust, et kui meil on päris inimesest tehtud pilt ja me ei oska seda isegi nagu lõpuni selgitada, kõik asjad ei ole avalikud ka. Küll aga mootorid kipuvad ka eelistama nii-öelda päris inimesi, ehk kui teil vähegi on võimalik, siis eelarves pildistada päris inimesi. Nii, ja siin on siis näide ka sellisest nagu, mis on variatiivsus justkui pildi peale lisatud kopis, et me ei taha, üks on fast delivery, üks on one day delivery, me tahame siis juba muuta ka tervet seda nii-öelda esitusvormi, et kuidas me seda reklaamteksti pildi peal ka esitame. Ja siin on üks hea näide, mida ma avastasin või leidsin, et ma otsisin häid näiteid eelkõige teile. Et kes teevad hästi, see on üks Eesti kohvibränd, ma isegi ei tea, kas nad Eestis enam turundavad, küll aga ma vaatasin Ad Library'st, et mis nad üldse teinud on. Et siin on näha, meil on mitu tootet pildi peal, meil on üks toode ja selle keskmise nimi siin on turundajatena või performance marketing valdkonnas, performance creative valdkonnas, ütleme selle kohta features point out reklaam, ehk siis toote omadusi välja toov reklaam. Siis meil on siin üks inimesega video ja siis meil on üks inimeseta video. See on see nii-öelda creative variatsioon, mida me tahame saada. Ja kuidas me nüüd teeme seda lühiauditit, päriselt praktilised nipid teile ka. Need on need 4 mõõdikut, mille järgi ma filtreerin. Et kui ma võtan reklaamkonto lahti, siis ma kõigepealt
panen sinna nagu päris pika ajaraami, võib võtta näiteks aastase ajaraami ja siis filtreerin selle järgi, et millised reklaamid on saanud kõige rohkem ad spendi, teen nendest screenukad, panen endale kõrvale. Millised reklaamid on saanud kõige rohkem, millel on kõige parem return on ad spend, teen nendest screenshotid, panen kõrvale. Millisel reklaamil on kõige parem CTR, teen screenukad, panen kõrvale. Millistel reklaamidel on kõige parem engagement rate, teen screenshotid, panen kõrvale. Ja siis pärast ma viskan need kõik ühte presentatsiooni ja hakkan päriselt analüüsima, et okei, mis järeldusi me saame siit teha. Üldiselt me tegime just sellise creative auditi Google'i kontol küll oma sellele samale Poola kliendile ja sealt joonistus väga kenasti välja selline nagu psühholoogiline reegel, et reklaamid, mida me kasutame top of funnel'is, mida me kasutamegi rohkem nii-öelda kas traffic'u saamiseks, lihtsalt klikkide saamiseks, tähelepanu saamiseks, need pidid olema sellised natuke üle võlli. Meil oli üks nii-öelda langevarjur koos oma koeraga ja see oli väga-väga kaudselt seotud selle tootega, mida me müüsime, küll aga see sai palju klikke ja meie eesmärk tol hetkel seal turul oligi saada võimalikult palju klikke ja üldse hõigata, et hei, me oleme siin olemas, sest keegi ei teadnud, meil oli nii väike turuosa seal. Ja siis kui me vaatasime reklaame, millel on nii-öelda, mis toovad kõige rohkem müüke, siis need müüke toovad reklaamid olid just sellised hästi straightforward, hästi otsekohesed, et näe, siin on toode, siin on allahindlus, selle tootega saab teha selliseid asju, et väga konkreetsed. Ja see on see nii-öelda need põnevad aspektid, mis iga bränd saab enda kohta leida, et okei, et millist sorti reklaamid meil töötavad paremini nii-öelda teadlikkuse jaoks, millist sorti reklaamid töötavad meil paremini engagement'i ehk siis oma kogukonna loomise jaoks, millist sorti reklaamid meil toovad kõige rohkem müüke. Ja oluline on ju see, et me ei keskendu ainult nendele müükidele, sest et kogu see funnel peab meil kenasti olema täidetud. Et kui meil ei ole ülevalt sisse tulevaid uusi inimesi, kes meie kohta saavad teada, siis ei saa sealt lõpust ju tulla ka inimesi välja, kes hakkavad lõpuks ostma. Ja siis on custom metrikud, mida me kasutame videote puhul. Üks on hook rate, ehk siis videote puhul me teame, et see algus on hästi oluline, et kas see algus üldse kõnetab, kas inimesed jäävad seda videot üldse vaatama ja selle sa saad endale set up'ida ise, sest see on custom metric. 3 sekundi video siis mängimised jagatud impressionitega. Ja teine on hold rate, mis siis räägib sellest, et kas see video sisu on hea, ehk siis kas ta hoiab inimesi siin video küljes kinni, kas inimesed jäävad seda päriselt vaatama ja selle sa saad endale metareklaamidesse nii-öelda set-up'i teha, kui sa võtad through play'd ja jagad need 3 sekundi mängimistega. Ja kuidas see kõik lõpuks nii-öelda kokku tuleb, et kui ma olin valinud välja võitjad, ma olin kõigepealt valinud võitjad, et kes on ad spendis võitjad, millised reklaamid, kes on ROAS-is võitjad, millised on kõige paremad CTR-iga reklaamid, mis on kõige parem engagement rate'iga reklaamid, ma vaatasin meie videote hook rate'i, hold rate'i üle. Siis sellest kõik lõppu tuleb panna ikkagi kokku ka tegevusplaan, et okei, see on hästi tore, et me seda kõike analüüsime, aga et see ei jääks nagu analüüs-paralüüs, on ju, siis sellest tuleb tekitada ka mingi outcome, et kuhu me siit nagu edasi lähme, mis me siit siis päriselt õppisime. Ja tegevusplaani ma enamasti jagan 2, ma jagan nii-öelda kiired võidud, ehk siis mis on asjad, mida me saame kiiresti ära teha, mis on nii-öelda madalal rippuvad õunad, mis on vaja, mis saab kohe korda teha. Ja mis on suuremad projektid, mis vajavad siis rohkem ressurssi, et neid päriselt ellu viia. No, kiired võidud on näiteks see, et kui me leidsime, et mingi headline töötab väga hästi, kasutame seda siis veel. Suuremad projektid on see, et me näeme, et meil on vähe näiteks inimestega videoid, et meil oleks vaja teha founderitest video, see on ka founder ad, on ju, asutajate reklaam on selline tüüpiline formaat, mida performance creative'is kasutame või et meil oleks vaja rohkem toote kasutamist näidata mikroinfluencerite poolt. Need on jälle sellised, et võtame kokku, hakkame tegema, hakkame stsenaariumeid kirjutama, et võtavad natuke rohkem aega. Ja meeldetuletus on ju, et nii kogu konto tasandil sellistes always on reklaamides kui ka kampaania sees me ju
tahame, et meil terve funnel oleks kaetud, et meil on reklaamid, mis on mõeldud teadlikkuse jaoks, reklaamid, mis on mõeldud engagement'i jaoks, reklaamid, mis on mõeldud traffic'u jaoks, reklaamid, mis on mõeldud ostude jaoks. Ja loovlahendused loomulikult ideaalis peaksid olema erinevad selle koha peal. Teadlikkuse faasis me kasutame rohkem selliseid brändisõnumeid ja ostufaasis me lähme juba väga konkreetselt müügisõnumiga peale, allahindlussõnumiga peale, et tuleks see nii-öelda klikk ja ost ära. Copywriting, sellega me saime nii-öelda meta siis creative poole räägitud. Rääkisime sellest, et creative variatiivsus, me rääkisime sellest, et kuidas kontrollida, et kas meil on seda variatiivsust piisavalt ja kuidas me saame sealt üldse õppida. Ja siis see nii-öelda põhiviga, mis siit kokku võtta, on see, et meil ei ole üldse oma aastasest protsessis sissegi kirjutatud, et me näiteks kord kvartalis teeme creative auditit, et kuidas meil üldse läinud on. Need tööriistad kõik meil on olemas, miks me neid ei kasuta. Ja see auditit saab väga kenasti läbi viia. Ma tõin siin näite metakontoga, sama hästi sa saad Google'i kontol ka läbi viia. Hüppame copy juurde. Vaatame, mis meie copywriter ütles. Meie copywriter on selline hästi konkreetne meesterahvas. Ta ütleb väga konkreetset asja välja. Ja ma panin ta tsitaadi täpselt niimoodi, nagu see tuli, et empaatia puudumine kliendi suhtes. Aga lähme nüüd häkime lahti, et mida ta sellega siis päriselt mõtles. Ja seal on kaks aspekti, et kuidas see siis nii-öelda empaatia puudumine väljendub. Esiteks on see, et avalehel on ebaselge hero tekst ja või siis ebaselge hero tekst ja puudulik eristumine. Mida me e-poodidena avalehel tihti kasutame ja ma ei ütle, et see on vale. Ma lihtsalt tahan teid panna mõtlema selle peale, et võib-olla te saate nagu veel paremaks teha. Me avalehel tihti näitame lihtsalt oma kõige kõvemat pakkumist, mis meil parasjagu on. Küll aga mis sealt jääb nagu puudu on see, et okei, teil on see kõige kõvem pakkumine, aga kas see on nagu ainuke asi, millega me tahame eristuda siin turul? Et siis me oleme ja jäämegi siia hinnasõjasse ju, et kui iga nädal on uus sõda, et kellel on parem pakkumine ja see on ainuke, mille pärast minu veebist osta, siis võiks korraks mõelda, et kas midagi on veel. Ja mina ausalt öeldes selle nagu väga hea nädala või kuu parima pakkumise kohale paneks ikkagi eristumise sõnumi ka või positsioneeringu sõnumi, et miks meie e-poest osta, miks meie e-pood on parem, miks meie kosmeetika on parem kui kellegi teise kosmeetika, et mis need nagu argumendid on, et kui sa vaatad kõiki teisi näiteks kosmeetika e-pood, et mis seal siis on, kas meil on parem tarnetingimused, kas meil on kogu aeg paremad pakkumised, kas meil on parem kliendiprogramm või milles meie oleme siin nagu selles sihtgrupis kõige paremad. Ehk siis ongi lisaks kampaania bännerile lisa avavaatesse positsioneeringu sõnum ehk kuidas sinu e-pood eristub sulgudes otsestest konkurentidest. Ma proovisin leida siia näiteid, sellised päris okeid näited, et minu meelest Ökosahver ütleb väga kenasti, et nad on kõige suurema valikuga. See on see, mis neid eristab. Väga tore, okei, sain aru. Magrada ütleb, et organic cosmetics on ju, et kui ma ei teaks näiteks Magradast mitte midagi, ma satun lihtsalt ühele kosmeetika saidile, ma olen nagu okei, aga miks mitte Trade House või okei, aga miks mitte, ma ei tea, Magda Beauty või Apotheka Beauty või mingi muu, miks see? Siis nemad ütlevad, neil on selles suhtes vedanud ka, see on vist nende sloganis sees, et me oleme orgaanilised. Okei, ma saan aru. Ideaalis, kui siit veel hakata edasi mõtlema, et aga äkki me saame, kas on midagi veel, mida me saame öelda, sest et nüüd meil on otseseid konkurente, tuleb, ma ei tea, Nurme, siis meil on Signe Seebid, Madara, mis meil veel tuleb, Lumi. Tõenäoliselt ma teen liiga, sest et ma olen tarbija vaatest ja ma ei tea võib-olla aspekte, mis teid päriselt eristub, aga see ongi see koht, kus võib-olla saate mõelda, et kas siia midagi veel lisada. Küll aga üldiselt hästi tehtud. Pupilo, Eesti Popim, Läätse ja Prillipood. Ehk siis mul on kohe selge, et okei, kõik teised ostavad ka siin, see on see nii-öelda sotsiaalne tõendus. Kõik teised ostavad ka siit, see on popp, järelikult see on mõistlik koht, kust osta. Vaatasime avalehe ära, mis on siis see teine pool, kus see nii-öelda empaatia jääb puudu ja see on tootevaates on puudu väärtuse õigustamisest. Ehk siis
iga kord, kui ma hakkan raha oma rahakotist välja käima, siis tegelikult mul tekib selline sisemine resistentsus ja ebakindlus, et kas see on ikka õige asi, kuhu ma need eurod panen, sellepärast et ma tahaksin neid eurosid nagu kuhugi mujale veel kasutada või ma peaksin need eurod alles hoidma, sellepärast et ma tahan reisile minna või ma tahan kodu parandada, kujundada, mis iganes. Või ma peaksin leidma konkurenttoote, võib-olla see ei ole kõige parem toode. Nüüd see tootevaade on täpselt see koht, kus me peaksime kõik need hirmud maksimaalselt nii palju, kui meie oskame maha võtma. Ja ma otsisin e-poode, kes seda hästi teevad. Minu meelest Nurme teeb seda päris hästi. Siin, mis on need esimesed asjad, mis paistavad kohe silma, et ma tean, kui kiiresti ma toote kätte saan. Ma tean, mis hetkest ma tarne tasuta saan ja siin on veel nagu sellised nii-öelda lisakinnitused, et ma tunnen ennast siin turvaliselt. Ma saan aru, mis hakkab juhtuma. Mis see turvatunne on, inimesed? Turvatunne on ju nii-öelda arusaam, et mis hakkab juhtuma. Turvatunne on, ma olen selles olukorras enne olnud või turvatunne on see, et ma saan aru, mis minuga hakkab edasi juhtuma. Ehk siis e-poodide ülesanne on pidevalt tekitada seda turvatunnet ja justkui neile kogu aeg projitseerida, et mis on järgmine samm, mis neile hakkab juhtuma. Ja siis, kui ma hakkan toodet võrdlema teiste toodetega, et siin on ka hästi kenasti nagu välja toodud, et mis pärast ma ei peaks muretsema, et ongi lasteaianahk on õrn, kas ma ikka võin seda osta, ma tean, et mul on ma ei tea veel eriti spetsiom õrnanahaga lapsed, et kõik need asjad on juba siin välja toodud. Ma võib-olla ei ole liiga suur fänn, et see on selline blogtekst. Ma pigem eelistan alati bullet pointe, et inimesed saaksid skimmida ja kiiresti üle lugeda. Aga jälle see on võib-olla lisamõte. Sellised märgid alati toredad, ka kiiresti haaretav info, kiiresti vastuvõetav. Siin on siis, ma mõtlen, see vist on Zalando. Zalando näide, miks mulle see siin meeldib, ongi just see, et neil oli siin vasakul üliminimalistlikult esitatud need argumendid, et miks mul on mugav seda osta, miks mul on mugav seda tellida ja vastuargumendid on ümber lükatud mugavalt ja kiiresti hoomatavalt. Ja järgmine teema, meil on kasutajakogemus ja disain. Ja mis siin me siis märkasime, et kui me disainist rääkisime juba reklaami kontekstis, räägime disainist siis e-poe toote detaili vaates. Ja esimene väga lihtsasti rakendatav, ma ütleks isegi, et nagu suhteliselt madal on ripuõun, et te saate kõik mõelda selle peale, et vähemalt teie hero toodete jaoks või võtmetoodete jaoks, sisseviske toodete jaoks, et kas teil on teil on tootepildid toote kasutamisest olemas. Sest et lisaks sellele, et ma tahan näha seda pakendit või et mis toodet ma hakkan ostma, ma tegelikult tahan kujutada ennast ette seda toodet kasutamas. See on emotsionaalne müük, et ma juba kujutan ennast ette, et mul juba on see toode olemas. Või eriti nagu rõivaste ja jalanõude puhul, nagu ma tahan näha, kuidas need jalanõud siis ikkagi jalas välja näevad. Hea näide, mis mulle meeldis, oli Joik. Minu meelest väga kenasti tehtud. Ja siin on jälle ühed jalanõu näited. Küll aga ma ütlen, et see ei ole nagu standard. Et kui ma jalanõusid käisin vaatamas, siis ega paljud jalanõud jäid ostmata just sellepärast, et ega ma tegelikult ei saanud aru, kuidas need päriselt nagu jalas välja näevad, sest et olidki ainult tootepildid. Ja teine aspekt on see, et seotud toodete loogika on nõrk. Et me peame alati mõtlema selle peale, et me suuname inimesi, julgustame inimesi edasi tegema järgmist sammu. Ehk siis need seotud tooted, kui ma teen ühe detailvaate lahti tootel, siis järgmised seotud tooted peaksid olema, võiksid olla, meie soovitus on, et on tooted, mis on juurdemüügitooted, mis ei pane sind kahtlema selles otsuses, mis sa juba tegid. Vaatame, mis ma sellega mõtlen. Et siin on seesama Joiki veeb läheb edasi, et seal oli mingi ise pruunistav kreem ja nüüd ma kerisin alla ja siit tulevad kenasti tooted, mis on komplimenteerivad. Ehk siis nad annavad mulle, nagu mul on seda aplikaator kinnast vaja, väga hea, selle ma saan endale, või tooniv sära oli, väga hea, selle ma saan endale, kehakoorjad, seda mul on vaja, selle ma saan endale.
aga nad ei pane mind kahtlema selles, et nüüd sa näitad mulle teisi erinevaid tooteid. Võib-olla ma isegi ikkagi ei tahtnud seda ise pruunistada, äkki mul on vaja ikkagi midagi muud. See, millal nii-öelda alternatiivseid tooteid esitada, et on just see empaatia koht, et kui klient on vaadanud oma nii-öelda soovitud toote ära, ta on näinud, milliseid tooteid endale veel ostukorvi panna, ehk siis seda ostukorvi suurust tõsta. Nüüd, millal me tunnetame ära, et ta ei olnud nagu kindel oma valikus ja millal pakkuda alternatiivseid nagu sarnaseid tooteid, aga mitte seda. Ma arvan, et see peaks tulema veel jupp maad allpool, et pärast seda, kui ta hakkab ikkagi nagu põdema, kerib alla, tahab selle info selle toote kohta teada, ta ei ole ikkagi väga kindel, et siis sa alles pakud talle alternatiivseid tooteid. Aga mida ma kahjuks näen väga palju e-poodides on see, et ma valin juba toote välja, ma olen selle detailvaates, ma olen juba valmis ostma ja siis kerin alla, et natuke rohkem teada saada ja siis te hakkate mulle juba kohe pakkuma nagu alternatiivseid tooteid, et kui sulle see ei meeldinud, võta hoopis midagi muud, aga nüüd, mis siis juhtub, siis on see pika jäätise leti efekt. Ehk siis ma lähen poodi, mul on natuke jäätisisu, aga mitte väga. Ilm ei ole ka väga super, siis ma mingi, ma ei tea, kas ma tahan jäätist, võib-olla ei taha jäätist, no ma lähen vaatan, mis seal on. Ja nüüd see jäätise lett on nii pikk ja nii suur, et ma olen täiesti overwhelmed sellest valikust ja lõpuks ma jätan selle jäätise ostmata. Ehk siis see on see, mida me ei taha toote detailvaates tekitada, on see nii-öelda overwhelmness, et ma arvasin, et ma leidsin hea toote ja nüüd te pakute mulle midagi muud ja ma ei ole lõpuks enam kindel endas. Ja sellega me olemegi jõudnud lõppfinaali ja aeg on võtta kokku kogu see pikk lugu, mis ma täna teile rääkisin. Millest me saime siis täna alguse? Saime sellest, et hästi tore on, kui sul on lisaks oma igapäevatööle, oma kampaaniate juhtimisele, kampaaniate planeerimisele, ka selline kontrollnimekiri, kus sul on nii-öelda tegevuste plaan. Kõik need nii-öelda taustategevused, mis nagu kohe ei põle, aga nagu õudselt tore oleks, kui nad ikkagi saaksid ükskord tehtud, sellepärast et kui me pikka aega nendega venitame, siis mis hakkab saama on see, et nad hakkavad vaikselt sööma ära meie konversioonimäärasid, nad hakkavad vaikselt ära sööma meie klikimäärasid ja me teame, et kui me kaotame natuke konversioonikimäärast ja natuke klikimäärast, siis selleks, et seda sama tulemust saada, me peame hakkama järjest rohkem maksma ja seda me ei taha. Ja mis olid need asjad, millest me siis, mille me üle käisime, mida me oleme avastanud, et tihti on justkui tegemata ja võiks olla tehtud. Esiteks, et andmeid koguda ühte tabelisse. Ilusad presentatsioonid on väga ilusad ja me endiselt kasutame neid ilusaid presentatsioone, aga me kasutame neid ilusaid presentatsioone selleks, et järeldusi esitleda. Selleks, et nii-öelda diskussiooni tekitada juhtkonnas, et näed, siin olid selline data, me leidsime selliseid asju, selline mõte, küsimus teile on see. Küll aga ajalooliselt me kogume kogu kampaaniate tulemused ühte tabelisse, et siis on päriselt ka võimalik vaadata, et kas nagu asjad hakkavad minema paremaks või asjad hakkavad minema kehvemaks, kas meil on vaja kuhugi suunas joosta, mis üldse toimub. Ja samamoodi ka teie tiimidega, et erinevad tiimid raporteeriksid kokku ühte suurde tabelisse. Data layer ehk siis, et proovime ikkagi jõuda sellesse protsessi, kus me lükkame oma andmed data layer'isse ja siis sealt võtame nad kinni selleks, et andmepuhtust parandada. Kõik need asjad tunduvad sellised võib-olla triviaalsed, küll aga meil kogu selle iOS 14-ga, cookie policy'dega, GDPR-idega, consent mode'idega, kõige sellega me järjest kaotame datat ja kui me ise ei pinguta vastu ja ei implementeeri järjest neid uusi asju, mis tulevad, mis ei ole enam kõik enam nii uuedki, aga ütleme nii, et kas implementeerid ja parandad vajadusel, et see andmepuhtus oleks nii hea kui vähegi võimalik. Siis me käisime läbi Creative Auditi, me rääkisime sellest, et Creative Diversity ehk loovlahenduste mitmekesisus on hästi oluline praeguses digikeskkonnas, digimaailmas, Metas, Google'is ja et kuidas siis auditeerida oma Meta loovlahendusi ja et see on midagi, mida sa võiksid vähemalt kord aastas teha.
et vaadata üle, et mida me selle aasta loovlahendustega õppisime. Loomulikult, kui on hästi aktiivseid kontosid, hästi palju teete uusi loovlahendusi, siis seda tihemini te võite seda teha, seda tihemini te saate seda teha õigemini, sellepärast et teil lihtsalt koguneb rohkem andmeid, on ju, ja kui teie meedia budget on ka suurem jällegi, siis seda kiiremini me saame need andmed kokku. Viskan veel ühe mõtte, mis vahel kipub meelest ära minema, on see, et kui te siis ka vaatate oma kampaania tulemusi, siis kampaania tulemusi me vaatame on ju circa 7–10 päeva pärast kampaania lõppu, sest meil on see atributsiooni aken seal, ehk siis me peame ootama ära ikkagi atributsiooni akna, enne kui me tulemusi kokku võtame. Ehk siis seega väike sihuke tärn, et ei saa kohe järgmisel päeval minna kampaania kokkuvõtet kirjutama. Me rääkisime nii-öelda empaatiast kliendi suunas, e-poe vaates on ju, et avalehel minul ja meie copywriteril ja meie tiimil, meie filosoofia on see, et meie tahaksime näha, et teil on ikkagi eristuv sõnum ka, et miks ma teie e-poodi peaksin tulema jälle ja jälle tagasi, et mis on see asi, mida ma peaksin teadma. Ja kuigi nagu jah, mõned meie e-poed on sellises faasis, kus kõik ju teavad meid, kõik ju teavad, millega me tegeleme. Okei, hästi, aga kas kõik teavad ka su konkurente? Nüüd jällegi tekib küsimus, et aga miks ma siis peaksin valima, ei tea, Kliki või Euronixi vahel, et kas see ongi ainult hind või kas seal on veel midagi? Või siis, kui sa oled natukene uuem või natukene nišikam e-pood, siis kui sa oled nišikam e-pood, siis tekib alati see kasvukoht, et okei, et aga täna teab, ütleme, ma ei tea, X tuhat inimest teab mind, X tuhat inimest on minu kliendid, aga nüüd, kui ma tahan kasvada, siis veel rohkem inimesi peab minu kohta teada saama, mis tähendab seda, et rohkem inimesi satub sinna awareness faasi, ehk siis nad satuvad ka awareness faasis sinu kodulehele ja kus neil on vaja 3 sekundiga aru saada, millega see e-pood tegeleb ja kas see on midagi, mis on mulle, ehk siis, et kas orgaaniline kosmeetika, jah, see on mulle, väga hea, ma tean, nüüd lähme eluga edasi. Ma tean, et mida ma siit saan. Siis tootelehel vastuargumentide ümberlükkamine. Kui toote maht on loomulikult hästi suur, siis me näeme, et jah, loomulikult see tootelehe detailvaated, tootekirjeldused hakkavad minema järjest kehvemaks. Ma saan aru, meil on vähe inimesi ja palju tööd. Aga mida siis võib teha, on alati vana hea prioritiseerimine, on ju, et mis on meie võtmetooted. Võtmetooted näiteks läbi aasta, mille müüke me tahame toetada, mille müüke me tahame tõsta, kus me teame, et me saaksime siis kohe käibes kasvu, ehk siis teeme nende tootelehed väga hästi korda ja teiseks on see, et meil on ju tõenäoliselt hooajalisus, ehk siis on mingid kampaaniad on fookuses ja selles kampaanias on ka tõenäoliselt nii-öelda sissevisketooted või võtmetooted, mida me kõige paremate marginaalidega tooted, mida me tahame push ida, ehk siis tegeleme sellega, millel me näeme tõenäoliselt kõige rohkem seda nii-öelda move the needle efekti, ehk siis, et kui me suudame seda toodet rohkem müüa, siis me näeme kohe muutust oma numbrites ka. Prioritiseerimine. Toote kasutamise pildid, ehk siis Amazon näiteks teeb seda ju väga-väga hästi, et seal on juba alati on tootepilt ja see toote kasutamise pilt. Täna mõned näited, mis me vaatasime, siis olid kenasti juba olemas ka. Jällegi pange endale kukla taha mõttesse, et kuidas see seis on minu e-poes. Ja siis seotud soovitatud toodete loogika, et kuidas teil arendajaga see on kokku lepitud, et kas sinna tulevad lihtsalt sarnased tooted, kas sinna tulevad loogiliselt need tooted, mis päriselt tõstaksid ostukorvi väärtust või kas me oleme ajamas oma tarbijad praegu segadusse sellega, et ta juba valis oma kõrvaklapid välja, aga nüüd sa pakud talle veel 6 erinevat sorti kõrvaklappe ja nüüd ma pean neid 6 erinevat sorti kõrvaklappe ka hakkama läbi vaatama ja siis mul saab aeg otsa ja siis uksekell heliseb ja juba lähen ja unustasin. Et ärme siis aja oma tarbijaid segadusse. Ja kõik need tegevused, mis me siis mõttesse kogume, siis märkmikutest enamasti nad ei jõua mitte kuhugi, küll aga oleks hea teha üks tabel, kuhu siis panna need kirja, et mis on need taustategevused selleks, et jõuda edasi. See on sihuke, ma ei tea, hea praktika, mille ma võtsin veebi optimeerimisest üle. Et kõik sellised
ei ole super urgent, aga vajalikud tegevused saaksid ka tehtud. Vot ja sellega me oleme läbinud oma tänase programmi osa. Kui teil on küsimusi, siis võib neid küsimusi esitada. Võib-olla täna ei ole ja see on ka okei. Ja isegi võib ju täitsa mikrofoni sisse panna ja küsida, kui keegi soovib. Ütle, Jenny, mis on need 3 asja, mida võiks igaüks täna kohe ära teha endal esimese asjana? No esimene asi on alati see, et mõelda, et millal ma viimati tegin oma tracking'u auditi, et kas mu tracking endiselt töötab väga hästi ja minna selle jutuga oma digiturundaja juurde, minna oma arendaja juurde, et kuulge, mis seis meil on, et mis meie nagu event match üldse on, kuidas meil eventid sisse jooksevad, millal me viimati kontrollisime, et meil asjad nagu kenasti sisse jooksevad, et mina ikka minu meelest juba eile juba märkasin ka, et meil ühe kliendi meta eventides oli nagu mingid punased lipukesed olid üleval ja viskasin selle Slacki, et kuulge, et poisid-tüdrukud, vaatame selle asja üle, et siin on mingi kala on vist kuskil sees. Arvestasingi vaata 11:30 jõudmist. Jõuab küll 11:30. Mulle endale väga meeldis see visuaalide pool, sest mul just nagu kuidagi äratundmine oli see, et viimaste esmaspäevadega ka oleme katsetanud natukene erinevaid formaate ja tunne, et võiks rohkem neid katsetada ja ka agentuuri soovitus on see, et võiks rohkem erinevaid formaate ja kusjuures ka erinevad agentuurid räägivad seda, et katseta lihtsalt erinevaid uusi kanaleid, erinevaid formaate, et sa näed lihtsalt, mis toimib ja mis mitte on ju, sest need kogu aeg muutuvad ja kusjuures ma olen ka pannud tähele, et mingi formaat või mingi kanal, millest ta arvad ise, et see on täitsa jama, siis tegelikult võib vastupidi olla ja jälle võib ka veel vastupidi olla, aga nende formaatidega on jah, kuidagi, et erinevale sihtgrupile mõni nagu enam üldse nagu ei toimi mingil põhjusel mingi formaat ja mingi jälle toimib, et see on niisugune. Mulle tundub ka, et see on nagu hea soovitus, et lihtsalt katsetada ja just teha erinevaid formaate, eks ju, et ja siis sealt ja noh, näiteks ma ise pöörasin ka pilgu maha kohe selle peale, et see tracking ja jälgimine, et mis tegelikult toimib ja mis mitte, on ju, et seda peaks ka see esmaspäeva puhul rohkem tegema natukene. Et sealt saaks datat. Selle koha peal kommenteerin, et ma ise olen ju ka sellest nagu koolkonnast, et on reklaamikampaanial on key visual ja siis see võtmevisuaal nagu pannakse kõikidesse formaatidesse ja meil ongi oluline, et inimestele, et me nagu raiume nende kahe kõrva vahele, et ma ei tea, lilla värv võrdub meie e-pood, võrdub see toode, võrdub, ma ei tea, tervislik energia, noh, selline nagu sõnumijada, et me tekitame nagu selle sõnumijada seose. Nüüd, kuidas me oleme siis seda reaalselt praktikasse pannud, et me ei ole nii-öelda visanud prügikasti meetodit, et kampaaniaga tuleb kaasa ikkagi võtmevisuaal või key visual, mis nii-öelda sellest kampaaniast räägib. Küll aga me paneme siis laivi selle nii-öelda key visuali, mis me oleme erinevatesse formaatidesse, erinevatesse kanalitesse nii-öelda formaatinud. Küll aga sinna juurde me vaatame alati, et olekski ideaalis, kui eelarve lubab, siis mõni video, karussellreklaamid, siis just nimelt, et võtta näiteks välja ka nagu mingi võtmetoode ja siis seda esitleda kuidagi teistsugusel viisil. Kas meil keegi nii-öelda kliendi poole pealt majast seest võiks rääkida videos, et see on see nii-öelda variatiivsus, mida tänased mootorid kõige rohkem eelistavad ja miks me sellest eelistamisest nii palju räägime, et kui me teeme asju nii, nagu need mootorid on praegu set-up itud, siis seda soodsamalt me oma liiklust ja oma konversioone saame, on ju, et need kõik praktikad on selleks, et optimeerida ennast järjest soodsamaks, mida rumalamalt me asju teeme, siis me saame ka ikkagi oma reklaamid jooksma, midagi ei juhtu, välja arvatud, kui sa plokki ei saa, on ju. Aga sa lihtsalt maksad rohkem, kui sa tegelikult peaksid maksma selle asja eest. Ja noh, see toote info pool ka, see Nurme näide oli minu arust väga hea. Ma olen ise ka sattunud nende lehele just ja vaadanud seda, et kui hästi nad annavad tegelikult
toote infot ja kui hästi neil on kõik rikastatud see, et ja tõesti isegi kuni selleni välja, et viimane lause on, et see toote kaal on kaalutud 30 päeva tagasi, kui ta on pakendatud ja nii-öelda kuivkaaluna, eks ju, et selles mõttes, et niisugust, kui palju seal on niisugust lisainfot ja Zalando näide on ka selles mõttes head, mida tasub vaadata, et sa tõid välja just, et kuidas nad annavad väga minimaalselt sellise olulised need argumendid, aga neil on tegelikult väga hästi tooted kirjeldatud, videod, pildid on, kuidas see jalas on, eks ju, ja see lisainfo, mida nad annavad selle toote kohta ja mida tasub vaadata, et nüüd juunist hakkab kehtima ka, ütleme juulist tegelikult, 28. juunist ligipääsetavuse nõuded, et Zalando on praegu üks väheseid, kes täidab juba seda määrust, et võite minna sinna vaatama, et seal on lihtsalt see, et tuleb valida toode, panna ostukorvi või õigemini mitte ostukorvi, aga valida ka suurus ja siis näeb, et seal oli vist toote lisainfo ja sealt alt tekib siis see, et kuidas nad presenteerivad seda. Aga siin on üks küsimus sulle, Jenny. Ja meie poole tuleb pöörduda. Meil on, ma ütlen ausalt, ega trackingu eksperte, spetsialiste turult leida on olnud päris keeruline. Et meil on olnud aeg, kus me olemegi ainult väliste inimestega töötanud väljapoolt Eestit. Et tänaseks meil on päris tore tiim, kes saab toetada ja just nimelt tulla, teha kõigepealt audit. Vaatame, kuidas teil asjad seal üles ehitatud on, kuhu teil info jookseb, kus teil info ei jookse, siis teha list, mis asju on vaja korda teha ja siis enamasti me olemegi pannud enda trackingu spetsialisti näiteks teie arendajaga suhtlema ja kui ei ole arendajat, siis ma saan tuua arendajaga punti, et see tracking ongi natukene naljakas projekt, et see vajab alati justkui trackingu eksperti, kes teab, mis andmeid turundajatel on vaja, ehk siis siuke turundaja pigem, aga hästi tehniline turundaja ja siis arendajad, kes päriselt siis läheb su koodi sisse näpupidi ja siis vaatab, et sa ilusti lükkad oma andmed sinna andmekihti ja et siis sealt andmekihist meie saame GTM-ist need kätte, me saame siis Google Tag Manageris selle setupi ära teha. Et me oleme neid igat pidi teinud erinevatele klientidele just sellepärast, et me ei hakka isegi enne tööle, kui see asi on korralikult tehtud. Aga saan ma õigesti aru, et kui keegi veel tahab, võib sinu poole pöörduda ja oled nõus ühekordselt aitama täitsa näiteks kas või trackingu seadistamisel? Ja, absoluutselt, et olgu see siis konsultatsiooni vormis, olgu see siis teenuse vormis, teeme ühe korra teil kord ära ja siis senikaua, kui ta sul kenasti püsti püsib, on jälle hästi ja kui on näha, et häda majas, siis tule ja vaatame uuesti üle. Ühesõnaga tracking korda, tooted korda ja ikkagi nendest punktidest, mis sul kolleegid ka välja tõid, mis on peamised turunduse vead, siis võib vist öelda, et see tegelikult on ikkagi selline analüüsi pool siis või et selle kampaania mõõtmine nii-öelda tulemuste ja analüüs, et see on, kus vajakajäämist kõige rohkem on või? Ja, see on ikka püha kraal, et kui meil juba on see, meil on nii palju datat, et me juba saame seda tagasisidet. Vaadake, millises ajastus me elame, milline on suurepärane viis saada oma loovlahendustele tagasisidet. Varasemalt tehti turundajast ainult sellised, et targad mehed mõtlesid insighti peale, et mis see insight on, kliendi insight, et mille peale nad tõenäoliselt reageerivad, pandi välja ja siis vaadati, mis hakkab juhtuma. Keegi ei teadnud, et kuidas keegi mõtleb või vaatab või paneb tähele seda välimeediareklaami või seda trükireklaami või mitte. Et tänapäeval me saame nii palju tagasisidet, meil on nii palju võimalik kohandada kohe oma käitumist või oma valikuid digiturunduses, et ei ununeks see ära, et me ei unustaks ennast selle rongi peale, et just kirjutasin agentuurile briifi, kampaania läks laivi ja juba hakkan järgmist briifi kirjutama, kampaania läheb laivi ja siis kõik ajalugu on juba ajalugu, on ju, et loovad ju saavad ka nii palju sisendit. Ma arvan, et minu jaoks ongi kõige põnevam, miks me seal ise näpupidi Google Adsis ja Meta Adsis istume, et me saame nii palju sisendit, et mida järgmine kord reklaamina teha. Sellepärast, et see varasemast juba on nii palju materjali, mille pealt õppida, et meil on vaja me tegimegi selliseid järeldusi. Meil on vaja punast nuppu, meil on vaja, ma ei tea, inimese nägu,
meil on vaja seda ja seda, meil on vaja seda öelda, sellepärast et eelmistel kordadel need on töötanud. Reigol küsimus. Ja kas tracking võrdub liiklus e-pood info, meta, Google'i vahel, kliendi info siis. Mis ja kuidas ja mis on täpselt tracking? See on mega suur teema, aga kui ma üritan seda nagu hästi kokku võtta, on siis see, et mis su e-poes parasjagu toimub, keegi vajutab mingi nuppe, paneb asju ostukorvi, siis see data peab liikuma kõik siis nii-öelda sellest data layer'isse, millest ma rääkisin, siis me püüame selle Google Tag Manageriga kinni ja siis see liigub edasi vajalikesse kanalitesse nagu Metasse ja Google Adsi ja Google Analyticsisse. Ehk siis selleks, et me näeksime Metas, millised reklaamid on toonud neid oste, selleks, et näeksime Google Adsi poole peal, millised reklaamid on toonud oste, selleks on vaja need jubinad panna kõik omavahel tööle, selleks on vaja vaadata, et see andmed liiguvad erinevate platvormide vahel. Ja soovitus on siis see, et mitte teha ühte formaati, vaid ikkagi 3, 4, 5 erinevat ja testida, et mis toimib. Video. Jah, kui me nüüd hüppasime tagasi sinna kanalitesse ja formaatidesse, siis jah, just. Aga see soovitus ei ole mitte ainult Meta puhul, vaid mujal samamoodi, jah? No Google Adsis ka samamoodi, aga enamasti klassikalistes kanalites nagu Delfi Postimees, sul on üks banneri pind, on ju, et seal sa ei saa nagu neid väga vilgutada. Küll aga Meta ja Google on nagu need kohad, kus me päriselt saame üks-ühele võrrelda, et ühes ad setis olid 4 erinevat visuaali, et milline neist siis kõige paremini töötas ja mis on nagu tore selle juures on ju see, et kui sa panedki 4 visuaali kõik ühte kampaaniasse laivi, Metas näiteks, ja siis üks hakkab paremini töötama kui teised, siis Meta algoritm juba ise paneb selle eelarve sellele kõige paremini töötavale reklaamile, ehk siis sa ei pea üldse muretsema, et sa pead hakkama midagi nüüd sisse-välja lülitama. Las need kehvemad seal olla seal jalusest, nad nagunii raha ei saa, et need reklaamid, mis sul paremini töötavad, saavad nagunii rohkem eelarvet ka. Okay. Kas peale Meta ja Google'i tasub selliseid uusi kanaleid ka testida nagu TikTokid ja YouTube'id ja Reddit ja nii edasi. Ja, et ma ei ole ise teinud ühtegi Redditi kampaaniat, et selle koha peal mul ei ole anda nagu ideid, mõtteid. TikTokiga ka oleme väga sellises nii-öelda lapse kingades, aga küll aga, mida TikToki puhul tead, et seal veel rohkem on see nii-öelda creative is the new targeting, sellepärast et TikTok töötabki just selle najalt, et sa eelkõige teed hea videoreklaami, mis kõnetab just seda sihtgruppi ja siis paned selle massidesse, paned sellele nii-öelda reklaamiraha taha ja siis pärast hakkad vaatama, et millised sihtgrupid sellele nii-öelda paremini reageerisid ja siis võid seda targetingi sihtimist natuke rohkem kokku võtta. Et see on nii-öelda best practice, et seal on veel rohkem nii-öelda, et õige video leiab sinu õiged inimesed üles ja selle koha peal on selle nii-öelda õige video tegemine hästi-hästi oluline. Aga tegelikult on ju, et kui sul midagi head ei ole nii-öelda üles panna, et siis parem ära viletsat reklaami tee või? Ja, aga võid ka seda teha ka väiksema eelarve eest siis, et alati testida siis on ju, jah. Ja siis sa pead alati mõtlema, et kui ma nüüd, ma ei tea, paneme niisama üles, vaatame, mis saab, siis mõtle alati selle peale ka, et kuidas see su kuvandit mõjutab, on ju. Et kui me paneme ka kehvasid asju ülesse, aga kehval on nagu, me peame ka arvestama, et milliste muutujate alusel, nii et me arvestame, et see on kehv. Et kuidas see senikaua, kuni me ei tee liiga brändile, me ei tee oma kuvandile liiga, me ei tee oma eelarvele liiga, siis võib igasuguseid asju testida, on ju. Et aga ma arvan, et turundajad oskavad ise seda päris tugevalt tunnetada ka, et see nii-öelda brändi hoidmine, ma arvan, et meil kõigil on selline hinges ja südames olemas, et me ei lasegi kehvasid asju laivi.
Aga igal juhul suur tänu sulle. Hiljemalt homsest on üleval liidu kodulehel ainult liikmele all siis, kus webinarid on, webinar ja Jenny materjalid ja kui keegi tahab, võib otse julgelt kirjutada, küsida kas või mingit ühekordset abi, kas või trackingu seadistamisel või kampaaniat tegemisel või mida iganes ja saab ka kontakte küsida. Nii et ja siis hetke pärast ma saadan teile kõigile meilile ka, et 22. mai toimub üks äge e-äri meistrikursus jällegi, et kus on 10 kihvti mentorit ja kus on tegelikult terve päev otsa võimalus küsida ja arutada teemasid ja Jenny on ka seal üks mentor. Nii et siis, kui mitte varem, siis 22. mai juba näeme. Aga igal juhul veel kord suur tänu